olukord on hea, jah. Nojah, umbes nii see söök siin valmis saabki. Oh yeah. Much better than knife. Yeah, bro. Cheers. Siin on praegu sigatooline. Nii et võib-olla te üldse ei kuulegi mind, aga ma olen kuskil tee ääres siin enda iluksiga ja põhimõtteliselt täna, kuna midagi muud suurt teha pole, siis pritsime umbrahtu põllu äärtes ja muudes vajalikes kohtades, et asi seegi vähemalt ei pea toas istuma. No nii, uus päev. Eile oli tuul nii kõva, et ei saanudki väga palju just leida. Et lõpetasime suht vara ära. Nüüd täna hommikul tundub suht mõnus ja tuulevaikne, et saame need põlluääred ära mürgitud, pritsitud. Ja siis vaatame edasi, mis see päev toob, et iluksi peal punkt käima ja siis näidata oskan sinna need väravad ja asjad, et need ümbrused puhtaks. Mis puhtaks nii-öelda ka siis ära pritsida, et see umbrohi siin ära hävineks. Ja siis nii palju kui saab siis põlluäärtest ka, et täna on vaikne ja see on palju parem teha. Eile oli see, et nii kui hakkas pritsima ja siis ikkagi tuulega kandus hästi palju sinna viljapõllu poole ära ja seda nad ei taha. Et siis jätsime eile asja katki ja tundub, et täna saan sellega lõpuni teha. Räägin siis natuke sellest ka, kus ma hetkel olen, mis ma praegu teen. Et Pilliga farmist sai ära tuldud, kuna tööd ei olnud ja tööd ei tulnud, pluss päris kõvad ülehoiutused ka jälle, et seal tõenäoliselt niipea mingit tööotsa paistmas pole. Ja kuna Martin ja Mari-Liis leidsid endale ka tegelikult vahepeal juba uue koha ja nemad läksid tagasi Queenslandi, siis ma pidin ka endale midagi välja mõtlema, sest et kõik kolmekesi ühte samma kohta tööle saada, suht keeruline on. Et nemad kahekesi leidsid endale koha, ma mõtlesin, et okei, ma vaatan siukse edasi. Sain siuksesse kohta tööpakkumise nagu Warren, mis on siis ka New South Walesis ja suht korralik suur farm on iseenesest, tegelevad samamoodi kottoni ehk puuvillaga, Grain Harvestid, kõik muusika, et tööd on ja hetkel on selles suhtes hooajani natukene veel aega ja kuna ma ütlesin, ma tahaksin tulla suhteliselt kohe, et ma siis ei pea seal Pilliga farmis edasi elama, sest et meil see sõber Elari tahab ka tegelikult ära minna ja veits seigelda enne, kui tal viisa läbi saab. Et siis selle juhul ma oleksin nii-öelda üksi elama jäänud sinna Pilliga farmi. Siis ma mõtlesin, et pigem ma siis tulen ikkagi niipea siia Warrenisse kui võimalik. Et ma olen siin olnud siis 2 päeva. Et hetkel tundub nagu hea. Elutingimused, ma ei saa kurta otseselt, et me elame nendes väikestes boksides. Mul praegu läks peenest ratongadeks vist kutsuvad neid. Et seal on sul oma tuba, oma WC, oma duširuum ja väike külmkapp ka, et selles suhtes kurta nagu ei saa. Ja terve selle farmi ala peal on siis 5G internet, Starlinki Wi-Fi, et vähe parem kui eelmises kohas. Aga jah, selles suhtes täpselt nii nõmedalt, et minu tuppa see ei levi, et kui ma lähen enda toast välja mingi 5 meetrit ja astan köögiuksest sisse, siis köögis on jumala normaalne internet, aga nagu enda toas on ikkagi enda see tavaline 4G või 5G või mis siia ulatub. Et jah, aga siin siuke nädalaka 2 siukest jõrkatööd teha ja peale seda peaks juba saama normaalselt hakata normaalset asja tegema, et siis boss ütles ka, et ära üldse muretse, et saad korralikult traktoriga tööd teha ja need asjad, mida varem teinud pole, et need õpetavad kohe selgeks, et siin on mingid backpackereid enne mind ka olnud, aga mina olen siin esimene eestlane. Vaatab, kuidas siin minema hakkab,
Et võib-olla, kui neil on töölisi veel vaja, et siis vaatame, mis Martin ja Mari-Liis asjast arvavad, et kas nad tahavad ka siia tulla või mitte, et nad hetkel olid läinud mingisse väiksemasse perefarmi. Aga kui palju seal tegemiste tööd on, et ja kui palju seal muidugi palka makstakse, et seda ma täpselt ei tea. Aga jah, väiksed muudatused on olnud, et kes siin mingeid viimaseid videod vaadanud on ja arvanud, et me ainult istume kuskil mudamõlkes ja tööd ei tee, et siis tegelikult päris nii ei ole. Et lihtsalt on olnud palju asju, mida pole viitsinud filmida. Ja noh, siin hetkel täpselt sama, et sükest pisemat tööd, ma ei tea, kas on just midagi sükest, mida näidata. Et võib-olla natuke läheb aega ja siis, kui see päris hooaeg pihta hakkab, et siis on rohkem mida filmida. Ma olen seda nüüd siin mingi 3 tundi juba teinud või 3 tundi pritsinud neid põllu ääri. Tegelikult ikka marun ülitöö küll. Aga noh, tegelikult seda põllu äärt, mis siis sinna farmini välja jookseb, seda ei pidanudki pritsima. Et ülemus vähemalt ei käskinud, aga kuna nad ütlesid mulle, et take your time ja et täna ei ole väga midagi jälle teha, et iga päev leiutavad siin kuni hooaja alguseni mulle mingit tegevust. Et siis ma mõtlesin, ma vähemalt lõunani ikkagi katsun ära teha, et 3 tundi on tehtud, noh, siuke tund aega veel, siis saab sööma. Ja peale seda siis vaatab edasi, mis saab, et tõenäoliselt jälle mingit siukest prügikoristamist ja asja. Et sellepärast ma üldse ei kiirusta ka, et rahulikult põksuna teen, et muidugi ma võiksin selle pritsi lihtsalt võtta kätte ka ja otsa aknast lasta samal ajal, kui ma sõidan, aga noh. Aga see jah, aja venitamine, siis sõidad jälle edasi ja kerid jälle, või noh, tõmbad vooliku enda poole kaasa ja pritsid. Siis ma jätangi vooliku niimoodi lahti, siis sõidan autoga edasi ja siis pritsin jälle ja siis hoistan voolikut enda järel kaasas, et katsume tund aega veel teha ja vaatame, mis järgmiseks. Jälle uus päev. Jälle pritsime. Et hetkel ikkagi pole väga palju midagi muud teha. Ja kuna siin veehoidlad, need nii-öelda teed, mis siis veehoidlad ääres on, need on suht korralikult siin umbrohtu täis, siis bossid arvasid, et võiks seda ka pritsida. Aga vahe on lihtsalt nüüd selles, et kui ma enne käisin ja pritsisin käsitsi selle käsipritsiga mingid väiksemad kohad, siis nüüd eile tehti mul see tagant suur prits ka kordamiskastis on, nii et ma saan siis kasutada seda. Ehk ühesõnaga päev otsa sükast ümber farmi sõitmist autoga aeglasel kiirusel, sest et need farmiteed on suht künklikud ja see lõhub muidu selle pritsi ära, kui ma siin mingi 100-ga ringi tuiskan, et aja. Esimene käik sees ja kuulad muusikat ja väiksed tiksud ja pritsid ja ma arvan, et terve tänane päev läheb selle alla ära, et suht palju näitas mulle neid kohti, mis vaja teha oleks ja mis seal ikka, praegu kell on mingi 8:30 või 9 või, ma isegi kujuta ette. Auto ei näite ka, telefonist pärast vaatama. Aga ma arvan, et selle paagiga hetkel saan mingi lõunani ära. Siis läheks, teeks uue paagitäie, paneks kütet, paneks autole võib-olla kütet veits. Võtaks toast külmkapist mõne külma joogi ja sööks midagi ja läheb edasi. Et seekord siis nii, küsisin ka, et kaua veel aega läheb ja millal see hooaeg meil pihta hakkab, siis öeldi, et traktoritööd saan ilmselt hakata tegema siin võib-olla mingi nädala-2 pärast juba spreieriga põllule minna või midagi, aga päris sikest hooajatööd pigem ikkagi siin septembri lõpp või oktoober, et läheb pisut aega. Aga võrreldes pilliga, aga siin on ikkagi suhteliselt kuiv, et noh, jah, hetkel küll siin mingi vahe tuli vihma, et põllud ei ole nii kuivad, kui võiks olla. Aga siin ei ole sellist üleujutusi, nii nagu pilliga see oli. Sellise töö jaoks väga palju uuemad autost ei kasutatagi, et see on siin mingisugune
vanem Toyota Hilux. Isegi ei kujuta ette, mis aasta võib olla, siuke 6-7 võib-olla. 3-ne diisel, manuaal, 4 vedu. Väga palju midagi uhket ei ole. Nagu näha on siis suht korralikult eluga näinud. Isegi laas on siin vahetatud ja mingi kiri on veel peale jäänud. Ja sellist suht räpast nagu need tööautod ikka. Süsteem on siin mingi päris haige. See sama kopsik, mis siin on, see on siis pult. Sellega ma juhin neid pritsi mõlemaid poole, kas üks pool või teine pool. Ja noh, kui ma mõlemad järgi lükkan, siis keskelt läheb ka tööle. Ja jah, ega see on polegi. Raadioside on ka, aga seda hetkel ei kasutata, et suhtleme SMS-ide teel siin bosside ja asjadega, et kohati võib-olla vähe lihtsam ka. Minu jaoks Austraaliasse tulek oli üldse siuke challenge, et kuna ma inglise keel väga hea ei ole, siis saan siin seda veits praktiseerida, et kedagi teist siin farmis eestlasi ei ole. Ma olen esimene eestlane kusjuures üldse, kes siin farmis olnud on. Ja hetkel tunneb nagu okei. Olen saanud ikkagi ilusti suheldud, aga lihtsalt kui nad mingit töökäske mulle jagavad, et siis on veits lihtsam, kui saadavad võib-olla SMS-ina, et siis me saan mitu korda üle lugeda vajadusel ja ei jää midagi selgusetuks, et seal paistab meil mingisugune prügimäelaadne asi ka. Siin esimene päev koristasime ja viisime mingit prahti ära. Käisin veits vaatasin, mida siis sinna visatud on, et seal oli päris palju mingeid vanu autosid, rekasid, huvitaval kombel isegi nagu suht uusi murutraktorid, mingi 0 pöörderaadius torod ja siuksed, mida meil Eestis kasutatakse. Maksavad muidugi päris head raha. Ei saanud ka aru, et kus siis nad on maha põlenud või mis nendega täpselt juhtunud on. Aga noh, jah, ühesõnaga naljaga öelda, et kui tahad, siis mine vea garaaži jälle tee korda, kui viitsi tegema. Ma arvan, et mul on siin muud tegevust ka õhtuti. Et eile näiteks käisingi peale tööd linnas, lähim linn siis Burran. Süke 40 kilomeetrit, et sain ühe tööautosid sõitmiseks ja ostsin endale 2 nädala söögi ära, et peaks olema okei. But it's not fit them, but it fit. So me don't have to pull a them sweat. This thing off them, it's like this. But it's not fit them, but it fit. So me don't have to pull a them sweat. This bad man. This bad man. See asi ikka kasutab rohkem seda mürki, kui ma arvasin. Et lootus oli, et saan selle ühe paagiga lõunani ära. Okei, ma ei tulnud hommikul siia päris täispagiga ka, natuke üle poole oli. Aga suht ruttu sai otsa. Käisin tegin nüüd järgmise endale. Eks näis palju seda nüüd kulub, et siis ma tean kuidagi arvestada, et kui palju ühele ringile siis läheb või ühele veehoidla äärele nii-öelda. Näe, see oli ikka midagi teha ei ole. On nii, see on nii. Siin on jälle päris kõva tuul seega. Ma jällegi ei tea, kas on midagi kuulda või ei ole. Eks see pärast selgub. Aga vahepeal see teine paak tühjaks juba. Ja tulin siis siia täitma seda, et siin tünnidasin erinevad kemikaalid. Siis sealt ülalt tuleb meile vesi. Hetkel pole vaja seda mootorit keelama, ennast vesi tuleb maha. Päris ilusti ära täita. Siin on veel igast erinevaid kemikaale. Ja see on tagapool. Täpselt ei teagi, mis majas on, aga tundub, et ülemusel vist on mingi plaan siin ise kolida, sest et seda on just värskelt renoveeritud ja vist äkki esimene päev, kui ma tulin, siis ma aitasin seal mingit kontorissi sisse vedada, et tuleb sinna tal mingi kontor ka. Ja seal tagapool siis on see hoone, kus meie elame, pangad. Ja seal on see hooldamikastik, kus midagi linnas on käises hetkel. Et hiljem võib-olla siis saan endale ka selle vanakooli välimusega Land Cruiseri, mis teistel siin on. Aga veits pean ootama, et keegi vist pidi farmist ära minema, et siis saan tema auto endale. Aga kell on sealmaal, et tuleb lõunad ja
näitan siis seda tuba ka, kus ma elan praegu. Et noh, väga ilus välja ei näe see asi, aga siuke pisike ruum ta on. Mingi vana madrats, natuke suurem kui voodi ise, aga pole hullu. Kattemadrats, tekk, ei ole veel jõudnud tekikotti ümber panna, sest ma pesin siin voodipesu ja asju. Seal on väike aken, õhksööspump, laud, öökopp, mingi teine laud, kohver, oma asjad seal, läpakas. Siinpool on siis külmkapp, televiisor, aga pulti pole ja tegemist on mingi Android telekaga, nii et ma ei saa seda tööle enda läpaka järel, sest ma ei saa seda source ära vahetada, et HDMI peale läheks ja joystickist pole kasu, sest sellega saad alt üles alla liikuda ja heli tugevust muuta. Siin põrandal on väike plügiunnik ka ära, seda tähele pane. Ma siin tõmbasin harjaga seda paska kokku, mis siin oli, et pole veel jõudnud tolmuimejat tuua. Siin on kapp riiete jaoks ja siin ukse taga on siis enda WC, kraanikaus ja siis dušinurk ka. Et noh, siuke tegelikult päris okei, et ei saa üldse kurta. Et jah, muidugi võiks rohkem ruumi olla ja kõik, aga tegelikult pole viga, et see väike uks käib ka lahti, siit saab päeval õhku lasta endale. Sääsevõrk on ees, peaks selle ära parandama siin ukses. Suvi tuleb, siis hakkavad tuppa lennema muidu. Aga üldpildis on jah, olukord siuke, et väga nuriseda ei saa. Ülejäänud kavatselt tehtud, leiti mulle järgmine koht, kuhu tulla. Keset mingit džunglit, noh. Ma ei tea, kuidas seda kutsutakse, aga ühesõnaga see kraav, kuhu siis vesi tuleb. Ja need äärad on siis vaja ära pritsida, et siin seda umbrahtu nii palju poleks. Aga siin on ikka normaalne künklik maastik. Esimene käik ja loputab päris kõvasti. Hetkel tundub, et spreir töötab ilusti. Vahepeal need otsad kipuvad kinni jääma, nosselid. Siis peab nad lahti kakkuma ja puhastama. Küllalt siin on nii palju kärbsida otas, et ulme lihtsalt. Lendavad igal pool, sest kuradi ronivad sul näkku ja kõrva ja vastikud elukad. Aga noh, päeva lõpuni on siin julgelt tegemist, sest see lõpeb seal kuskil taga otsa sellest. Me pöörame ringi, tuleme teistpidi tagasi ja siis kuskilt siit poole pealt läheb sinna poole veel üks siuke. Mis tuleb vist ka ära teha, aga näis palju ma tänasega jõuan. Kell on siin mingi 2 juba või. Noh, hea meelega tegelikult teeks pikemaid päevi, sest et kuna hetkel ei ole hooaeg, siis me teeme 8 tunniseid. Samas, mida pikemad päevad ma teha saan, seda rohkem ma teenin. Nii et äkki ma hoopis teen tänasega kõik ära. Oleneb muidugi, kuidas siin valgusega lood on, et päris kott pimedas ei viitsi teha, kuigi noh, jah, sellel asjal on LED-par ees, aga taga pole mitte ühtegi töötuld, seega ma ei näe mitte midagi, mis seal taga toimub. Nii et ma kuskile spreieriga otsa ei pane kogemata või mis iganes. Aga no jah, mis seal ikka, tiksume edasi. Jop, otsikud jäävad jälle kinni. Vist ei tule midagi läbi. Küljest ära ja kakume lahti ja vaatame, äkki saab jälle toimima. See üks kõige äärmine, see on kogu aeg kinni. Ma olen seda täna juba 100 korda lahti kakkunud ja no lihtsalt ei saa 10 meetrit saab tööd teha ja jälle kinni. See pool nagu töötab hästi, keskelt on ka korras, aga just see pool siin. Ei tea, mis jama sellega on. Äkki neil on uued otsikud olemas või siis, kui ma nüüd paaki lähen täitma, siis kakun kõik korra lahti, puhastan kõik ära. No jah, tundub, et selleks korraks siis jälle kõik ja katsume selle video kokku ära panna. Tööpäev sai läbi, dušel on käidud, väike külmalu ka siia õhtusse ja mis siin ikka. Et vaatame, kuidas siin edaspidi sujub ja mida siin näidata on ja mida mitte, et seekord siis nii. Aga nii nagu need YouTuberid ikka ütlevad, siis pane like ja jälgi ka mind. Et siis on mingit motivatsiooni neid asju edasi teha. Aga okei, järgmise korrani.